Tere tulemast, kuuled Grit Startup turunduse podcasti, kus suurime edukatelt teist idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt. Ja mina olen Katria Helena Komp. Ja kes meie eelmiste osa kuulas, see näeb, et siin on Katria ja näeb ka seda, et meil on ümber uus stuudio koos Delfiga ja tänasel episoodil on ka õla alla pannud Zone ehk internetiteenuste ettevõte, mis saab ettevõtete saavad luua oma koha internetis, näiteks saad Zone'iga registreerida endale domeeni nime, kodulehe, e-posti majutuse, nii et mine kohe praegu, kui sa mõtled mingi äri või kodulehe loomisele, mine zone.ee, et sul ei läheks nii, nagu juhtus siin hiljuti, kus eesti.ai domeen oli juba eest ära võetud, et vaatad, sul samamoodi läheb. Ja enne kui me lähme tänase saate juurde, siis üks uudis veel. Grit konverentsi kuupäev on paigas, Grit konverents tuleb uuesti 10. septembril Tallinnas. Esimene konverents oli väga vinge, mina oma väga objektiivse arvamusega otse lava pealt saan öelda, et see oli väga lahe, väga sisukas ja kindlalt latt on selle aasta konverentsiks väga kõrgeks seatud. Ja me oleme juba korraks näinud natuke programmi ja saab öelda, et tuleb sisutihe, tuleb no fluff ja on kahtlemata väga palju tipptegijaid turundusest seal kohal. Nii et gritconf.com, sealt saab juba pileteid täna osta. Ja, meie oleme kindlasti kohal, nii et mine gritconf.com ja osta endale pilet. Ja see domeen on täitsa Griti enda oma, nii et Et meie jõudsime õigel ajal jaole. Me jõudsime õigel ajal jaole, aga lähme tänase saate külalise juurde. Täna on meil külas üks minu viimase aasta suurimaid abilisi ja igavuse peletajaid ja see on üks rakendus, mis on 0 euroga jõudnud 25,000 kasutajani. Nii et lubage auga tutvustada. Meil on külas Elaäpp ja Elaäppi co-founder Minna-Liisa. Tere! Tere! Väga lahe, et sa said siia tulla, tere Minna. Väga tore, et te kutsusite meid. Ja, räägi Minna alustuseks, kes sa oled, kus sa tuled ja millega sa täpselt Elast tegeled? Ja nagu öeldud, olen ma Elaäppi üks co-founderitest ja ise hakanud turundusjuht sellele toredale vahvale startupile, mis 2 aastat tagasi hoo sisse sai. Tausta poolest ongi väga huvitav ja vahva istuda siin rääkida turundusmõtetest, sest mina tegelikult olen riigiteaduste taustaga ja kui räägiksime julgeolekust või välispoliitikast, siis oskaksin samavõrd kaasa rääkida. Nii et ettevõtjaks olemise toredad eelised on need, et sa saad luua endale ise töökoha ja ise kvalifikatseeruda turundusjuhiks, kui vaja on ja soovi on. Aga mis seisus hetkel ja mis faasis Elaäpp ja Ela idufirmana on? Ja nagu öeldud, tänaseks on Ela platvormiga liitunud üle 26,000 kasutaja. Meiega reklaamib oma sündmusi üle 350 erineva sündmuskorraldaja. Nende seas on suuri festivale, ööelutoimetajaid, pisikesi kontserdikorraldajaid, ettevõtted nagu Stebi, mõned piletilehed, kes regulaarselt kogu oma sisuga Elasse üle kannavad. Nii et tõesti Ela on seisus, kus igapäevaselt, igakuiselt 5000 inimest kasutavad seda äppi aktiivselt, et jõuda sündmustele ja korraldajad on usaldanud meie kätte suure hulga sündmusi. Ja kui siin on, kindlasti ükst inimest ei ole, aga võib-olla mõni ei ole kuulnud, mis täpselt Elaäpp on, et võib-olla ühe lausega anna nagu sissevaade, mis äpp on? Ja Ela on nagu Tinder. Ainult, et selle asemel, et kohutavaid kohtinguid swipeida, saad sa vaadata seal, mis erinevad sündmused toimumas on. Ta tõesti toimub swipe'imise funktsiooni põhiselt, nii et natukene mängulisust selle Facebookis scrollimise kõrvale. Ja oma iseloomult on Ela üks su töötu sõber, kes pidevalt ennast meelde tuletab, kutsub sind kogu aeg igal vabal hetkel endaga aega viitma ja ei lase sul üldse ära unustada, et temal on kogu aeg ilmatuma palju aega ja huvi sinuga kuhugi jõuda. Ma pean ikka ära küsima selle, et selliseid rakendusi on ju enne püütud luua ja päris mitmel korral, aga täna tegelikult rakenduse mõistes teil ju väga palju konkurente turul ei ole, et mis on võib-olla siuke nagu Elas saladus või sest sa oled kindlasti ise ka kuulnud seda sama asja, et
kaua siis püsite, aga kuidas te siiamaani olete ellu paljud on jäänud? proovinud. jaa, tõepoolest paljud on proovinud, eriti kui me seda teekonda ette võtsime, siis põrgatasid ideid sündmuskorraldajatega, investoritega, inimestega. See esmane sisend alati oli, et sellist äppi on palju proovitud teha ja ega te kaugele ei jõua. Reaalsus on see, et mina usun, et enamus, kes proovivad, on andekad IT-tudengid või lihtsalt arendajad, kes võtavad häkatonist osa. Sest tehniliselt tõesti tegemist ei ole ju üldse keerulise lahendusega, eriti täna, kui meil on AI Lovable'i-sugused platvormid olemas, siis seda äppi ennast luua ei ole küll nüüd mingi väljakutse, aga luua sinna juurde üks bränd ja hing, mis inimesi kõnetaks, mis eristuks, et sinna juurde olekski mõeldud see, et kuidas need korraldajad ka sinna platvormile jõuavad, miks inimesed seda ära ei kustuta. Vaat see on see osa, milles ma usun, et me oleme Elaga õnnestunud, et me oleme suutnud talle luua hinge ja iseloomu, mis eristub. Ja me oleme olnud kuratlikult järjepidevad. Et see on kindlasti üks aus element meie loost, sest selle usalduse võitmine, eelkõige näiteks ongi just sündmuskorraldajate poole pealt, ei ole olnud kerge. Pidevalt on meile teada antud, et oi, teiesuguseid kosilasi käib meil siin üle päeva. Me ikka veel ei hakka teie juurde sisestama, vaatame, kus te aasta pärast olete. Aga me läheme juba kuu pärast uuesti uksele koputama, ütleme, et tegelikult ikka võiks nüüd juba sündmused sisestada. Et järjepidevus lihtsalt lõpuks viib ka sihile. Ja see järjepidevus on kestnud nüüd, mis see ajaperiood on olnud? Jah, 2024 aasta Tartu tudengipäevade kevadise programmiga ühes me ennast lansseerisime. Nii et sellist reaalselt turul olemise perioodi on olnud 1,5 aastat ja kevadel siis, ja kevadel õnneks ei olegi ju kaugel 2 aastat ja enne seda läksid mõned kuud ikkagi arendusele ka. Aga päris lahe jah, et sa pigem näed ka, kui sa nagu korra üldiselt vaatad tagasi, et see ei ole olnud üksikute mingite sähvakate, üksikute mingite paukude nagu tulem, vaid et see on ikkagi mingi süke raske töö, mida on nagu järjepidevalt tehtud või kuidas sa nagu ta niimoodi hindad? See on olnud protsess oma ette. Üks oluline element ei mainimata tänaseni ikka veel Ela on bootstrapped, meile finantseeringut ei ole. Käive selline ei ole veel, et me endale palka saaksime maksta, mis tähendab, et kõik, kuidas Ela sündinud on vabatahtlikkuse baasil. Kumbki Ela founderitest ei ole tehnilise taustaga, nii et 2 selle aasta kõige suurem väljakutse võib-olla, et isegi siis ongi, et on väljakutse teha 0 euroga turundust, veel suurem väljakutse on leida inimesed, kes su selja taha tulevad ja oma palgatöö maksmata arvete kõrvalt ikka sinu visiooni usuvad ja seda ehitada rapsivad. Nii et Ela on kindlasti väga ägedalt kõikide nende inimeste nägu, kes läbi aja on selle missiooni ja teekonnaga liitunud, jätnud oma suure jälje ja siis tihti on Ela olnud ka vahvaks hüppelauaks meie tiimis olnud inimestele, kes on tänu sellele saanud kusagilt toredama pakkumise. Tahaks jagada vahvat lugu, kuidas üks meie arendaja avastas, et ta tegelikult tahab kultuuriteadusi minna õppima. Nii et see elamustel ja hakka elama sloganil lähemal olemine avastas või ärgatas temas üles täiesti mingi uue külje. Nii et teekond on olnud juba praegu tundub ilmatuma pikk, aga väga vahva. Ja see kõik toimub siis põhitöö korralt. Just nii. Aga sellise äpi juures, üks asi on need kasutajad, on ju, see mina tavainimene, kes tahab endale üritusi leida, aga teine pool on ju tegelikult need ürituskorraldajad, et ja nende erinevate nõudmiste ja soovidega arvestamine, et sa ise ütlesid ka, et mõni ütleb, et tule tagasi kuu aja pärast, mõni ütleb, tule tagasi aasta pärast, aga kuidas sa leiad seda tasakaalu, et kellega te seda äppi ehitate? Ja marketplace'i puhul selline muna-kana olukord on ju hästi tavapärane ja ka meiegi jooks, nagu öeldud, selle balansi leidmine, õigete otsuste tegemine on olnud kõige suurem väljakutse, et meil on mobiiliäpp, mis on kasutajatele ja veebiplatvorm, mis on korraldajatele ja ainuüksi arenduse roadmapi arvesse võttes peavad need kogu aeg käima justkui samad sammu ja balansseerima teineteist. Aga kui ressurssi lõputult ei ole, siis neid otsuseid tuleb targalt teha.
mis meid ehk aidanud on olnud täpselt seesama loogika, et seal, kus on inimesi, sinna need, kes midagi müüa tahavad, tulevad kindlasti. Kui inimesi pole, siis müüjad nagunii ei tule. Nii et seetõttu selles faasis, kus me oleme olnud ja 2 aastat ja kus me jätkuvalt oleme, me tegelikult ikkagi prioritiseerime kõrgemalt just siis tavaliste inimeste kasutajate saamist. Aga see ei tähenda, et sündmuskorraldajad oleksid tähelepanuta ja see pain point on meil nendega väga ühine. Mingi hetk ma mõtlesin, et ma saadan meie sündmuskorraldajatele jõulukingituseks T-särgid, kus on kirjas, ma vihkan Facebooki. Sest et see on olnud mingi tunne, mis meid kõiki laua taga alati, kui me läheme ühine vaenlane ühendab. Nii et seetõttu nad on ka ajas olnud väga andestavad, kui mõni funktsioon, mis on lansseeritud, ei ole kohe õnnestunud, ei ole kohe vastu pidanud. Et jah. Ma tahtsin küsida, et mis see ühine valu on, et mis selle inimese ja tegelikult ka selle korraldaja sinna ELA-äppi toob, sest tõepoolest ma tegelikult võin ju ka minna ja Facebookist vaadata neid üritusi. Ja ELA turundamise alus mine ja vaata siis, et jah. ELA turundamise valu ongi see õigemini ELA turundamisel see ühine valu selle vastu, kui raske on sündmusi leida ja kui hirmus on see FOMO tunne, kui sa pärast sotsiaalmeediast avastad, et mingi teatrietendus, tantsushow, kontsert, pidu toimus, kuhu sa oleksid nii kindlalt läinud, toimus ära ilma sinu teadmata, et see valu seob ja annab eesmärgi, mida lahendada. Kui ma meenutan, siis tegelikult ka täpselt seesama valu on olnud see, mis on iga kampaania aluseks ja see, mida me oleme ka investoritele suutnud alati väga kergelt maha müüa selle esimese kohtumise ja jutuvestmise hoos. Sest kõik teavad seda tunnet näiteks, kui su elukaaslane küsib, kuhu me järgmiseks kohtingule läheme ja sa ei tea, et jah. Ja just praegu võtsin siin hinge tõmbe, et jah. Muideks, meil on ELAs selle jaoks date kategooria. Jep, see sündis ka selle põhjal, et üks hea tuttav kogu aeg küsis, kuule, sina oled ju ELA-äpp 2 käe ja 2 jalaga, ütle, kuhu ma peaksin oma elukaaslase kohtingule viima. Ja sellest hetkest ma sain aru, et nüüd on meil vaja kategooriat, mille nimi on date, et inimestel oleks kerge leida vahvaid kohtinguplaane. No vapustav. Kuidas ELA raha teenib? Täpsemalt, te ju midagi teenite, on ju. Kui sa teada saad, anna mulle ka teada. Aga suures pildis tegelikult... Mingi raha tiksub, aga täpselt ei tea, kust tuleb. Neid monetariseerimise viise on hulgaliselt palju. Täna me oleme testinud neist mõnda. Näiteks üks on boostimise teenus, ehk sa saad nagu ka Facebookis, Instagramis parandada oma sündmuse nähtavust teiste seas. Samuti on meil osad püsikorraldajad, kelle esimene premium periood, testperiood on läbi saanud, kes maksavad iga sündmuse sisestamise eest, et oma need kvaliteetsed silmapaarid ja klikid kätte saada. Aga eks me vaatame ikka kaugemale, neid viise on palju. Piletimüük on üks magus asi, mis kogu aeg kusagilt nurga tagant piilub ja ennast välja pakub. See on asi, millest me senimaani oleme väga teadlikult eemale hoidnud, et mitte kukkuda sinna samasse auku, kus me tegelikult oleme, sest Eestis on neid piletimüügilehtesid üle 10, kõik sündmused on sinna ära jaotunud ja hästi keeruline pead killustunult ühe ja teise lehekülje vahel. Et sellest me senimaani oleme teadlikult hoidnud ja pigem pakkunudki nendele samadele piletilehtedele võimalust enda sündmustele või nende platvormil turundavatele sündmustele veel suuremat nähtavust pakkuda. Aga ega see mõte pole üdini ja täielikult maha maetud, nii et eks me vaatame, mis tulevik toob. Praegu on ainus eesmärk, suur North Star on neid kasutajaid just kui kasvatada. See, jah, kui juba Tinderist oli jutt, siis niimoodi, et kasutajaid monetiseerida ka, et kui sa tahad mingit teatud sündmusi näha, et sul on blurred, et sinu ringkonnas toimub mingi üliäge pidu, kus on kõige lahedamad inimesed koos, aga et siis pead premiumi tegema selleks, et näha neid sündmusi. Aga retentioniga sa mainisid, et teil on vist 5000 püsikasutajat on ju, registreerunud vist oli 25 000 umbes või, et kuidas selle retentioniga lood on nagu kasutajate püsivusega? Ja 30 päeva retention näiteks just vaatasin, on 39,2%.
Ehk et nad ikkagi tulevad ja jäävad veel kasutama, piiluvad. Kui kasutajatest üldse rääkida, siis meil on ka palju või õigemini need, kes on väga ägedad superpower kasutajad, kellest siis nendest aktiivsetest veel omakorda 25% avavad äppi tihedamalt kui 6 korda kuus. Mis tähendab, et kui tegelikult mõelda enda elu peale, kui tihti sa ikka plaane otsid. Instagramis käid igal vabal lõunapausil ja peale seda, kui jõusaalis oled hantlid ära tõstnud. Aga sündmusi tegelikult ju nii tihedalt ei otsita. Et uuringud üldiselt näitavadki, et selline olukord, kus sul tuleb ette, et ma nüüd vaatan plaane, on tavaliselt 2 korda kuus. Aga need meie superkasutajad oleks vaid siukseid sõpru ümber, kes nii tihti väljas käivad, otsivad, mida teha. Et see on üks eraldi sihtrühm meie kasutajate seas, kelle peale me väga mõtleme, eriti tootearendusprotsessi silmas pidades, et kuidas nendest meie power kasutajatest teha need ambassadorid, kes ise siis oma sõpru elasse muidki kutsuks, millised need funktsioonid peavad olema. Et siuke product-led growth võiks võimendatud olla nende poolt. No see on ikka suhteliselt harukordne minu meelest, et inimene tuleb niimoodi ühte rakendusse tagasi, et ma enne ütlesin ka, et võib ju Facebookist ka otsida, et tegelikult ma ütlen aastat peale seda, kui ma ise endale ela alla laadisin, siis just see äpi mugavus ja see kategooriate valimine ja see kaart ja kõik need funktsioonid, mis teil seal on, et see on nii mugavaks teinud selle kasutamise, et sa tahadki sinna tagasi minna ja sa tahadki minna sinna tagasi ka lihtsalt swipe'ima ja vaatama, et mis toimub, et sa ei pea isegi plaane otsima, vaid lihtsalt, et ennast kursis hoida, et tegelikult see on minu meelest väga-väga vägev, mis te teete. Aga räägime sellest turunduse poolest ka, et praktiliselt teil ei ole olnud seda turunduseelarvet. Et kuidas te siis seda turundust teete, kui päriselt sul ei olegi vahendeid, millega teha? Ja on 2 märksõna, kavalus ja tüütus. Kavaluse puhul me oleme väga palju proovinud seda toodet ennast ära kasutada. Näiteks üks selline trikk oli, et me lõime elasse rubriigi, kus erinevad inimesed said sündmusi soovitada. Ja koostöös nendega tegime siis collab postitusi sotsiaalmeedias. Nii et need inimesed said kutsuda, et hei sõbrad, vaadake, jälgijad, soovitan praegu elaäppis sündmusi, kuhu minna, minge piiluge. Siuke orgaaniline viis näiteks, kuidas inimesi juurde tõmmata. Ühe asjaga me oleme olnud Facebookist veel ees peale töötavate algoritmide ja filtrite. Selleks on näiteks storisse jagamine. Täna on see Facebookil ka võimalik, et sa saad jagada oma sündmust Instagrami storisse. Aga meie tegime selle enne ära täpselt selle sama mõttega, et korraldajatel oleks mugav koos lingiga avasündmus, elas olevat sündmust oma sotsiaalmeedias võimendada. Nii et siukseid lihtsaid mingeid väikeseid mikroarendusi äpi vaatest, mis on väljapoole tegelikult kõnekad, me oleme järgikäest ikkagi teinud. See on üks suur asi. Teine on tüütuks olemine, nagu ma ütlesin. Ikkagi kui tahad kuhugi jõuda, siis lõputult kirjutanud läbi suunamudjaid, vahendanud mingeid pileteid, öelnud, et meil ei ole küll hetkel raha maksta selle videoklipi eest, aga seest me seebime sulle 2 piletit Sammi kontserdile või Eesti Laulu vaatama. Et see on olnud ela puhul siuke tore valuuta, sündmuskorraldajad on valmis suurima rõõmuga meile neid pileteid ühise sisu jaoks andma ja jagama. Meie omakorda saame seda väärtuspakkumisena inimestele jagada. Just selle alustatud storides või eraldi sündmuste rubriigiga, et kus inimesed soovitasid sündmusi, siis tegelikult ongi, keda me elus ikka kõige rohkem usaldame oma enda sõpru, kui nemad ütlevad, et mingi äpp on äge või et sinna sündmusele võiks minna, siis suure tõenäosusega me teeme seda. Kui sa võtad selle Google review lahti või kui chat ütleb sulle, et võiksid minna sinna kohta, no siis see on niisugune külm soovitus. Ehk et see sama kellegi elas sündmuste soovitamise rubriik töötas ja siiamaani töötab sedavõrd hästi, et me ei olegi proovinud, et seal sündmusi saavad soovitada ainult Reket ja Anne Veski, vaid need on ka tegelikult palju väiksemad toimetajad sotsiaalmeedias, keegi, kes on aktiivne, võib-olla tal on tegelikult ainult 1500 jälgijat, aga need sõbrad, kes teda jälgivad mingil põhjusel, need usaldavad teda ja kui ta ütleb, et see on äge äpp, siis tuleb ju alla laadida. Kõlab, et need on nagu sellised võib-olla väiksemad sorti influencerid siis või enda kasutajad, aga ma korraks tahakski teada täpsemalt nende influencerite kohta, et kuidas
kuidas te saate neid nõusse, sest noh, teadupärast, kes on täiskohaga influencer, tahab ikkagi päris krõbedat raha mingi postitamise või sisu tootmise eest. No vot, siin tuleb mõelda, teinekord on lihtsalt nii palju toredam promoda mingit äppi, mis sulle endale ka meeldib, mis noortele meeldib, nagu öeldud, kellega see valu on ühine. Et teavad väga hästi, et neile endale ka ei meeldi sealt Facebookist neid sündmusi otsida. Et seal neid elemente on nii palju, kui sa peaksid tutvustama, et siin on väga äge mutrivõti versus siin on äpp, kus ma päriselt leidsingi sündmused ja nüüd ma sain veel tasuta piletid ka kuhugi, kuhu ma oleks nagunii ostnud need. Et selles on see veenev argument olnud. Eks me oleme saanud neid mingil kujul ikkagi pisitasa tasustada ka, aga noh, kindlasti me pole kunagi konkureerinud nende suurte summadega. Ja teine süke element on see, et elas siis, kui sa sündmusi soovitad, siis sul on võimalik ka ennast tutvustada. Nii et saad panna siin enda kirjelduse, kutsuda ennast jälgima TikTokis, Instagramis, võib-olla LinkedInis õppis. Et me oleme seda tõesti pakkunud inimestele ka kui võimalust, mida see ka kahtlemata on, sest et tänaseks neid silmapeare seal ju jagub. Nii et Aga kas mitte, et sa siin jagad nüüd kõik need saladused välja ja kõik need hakkavad siin koorima meie suunamudjaid siin, aga räägi, kuidas te olete pöördunud nende suunamudjate poole, et nad oleks nõus niimoodi vastu tulema? Elo jääb hästi ühte joont. Me pöördume kõigi poole täpselt samamoodi alati, nagu see töötusõbra kommentaar enne oli. Väga chillilt ja mõnusalt. Nüüd korra kaldun hästi kähku teemast kõrvale. Aga sa mainid kohe kuidagi ära neile, et meil raha ei ole? Hästi ausalt, et seda pole, aga et on lubadus, et me kavatseme saada täpselt sama ägedaks äpiks, nagu on Bolt ja Volt. Ja neil teadupärast on turunduseelarvet. Nii et teeme praegu koos ja siis, kui me üks hetk oleme suured, siis me suurima rõõmuga jätkame seda koostööd. Ja see on väga siiras lubadus, see ei ole siuke jää ja käbedoni stiilis müün oma ema maha lubadus, vaid meil päriselt plaan ju selline on sinna jõuda. Nii et jah. Kas teil on ka suunamudjatest välja kujunenud mingisuguseid püsi suunamudjaid, püsi tegelikult just hetkel on siuke ambassadoride armee koondumas. Ma nimesid hetkel kohe välja ei hakkaks ütlema, aga peab ütlema, et need on hoolikalt valitud. Valimine ei ole küll kindlasti kerge, sest et see, mis me taaskord pakkuda saame, on nende tavapäraste takside kõrval väga väikene. Aga Ela bränd hästi oluline, et need inimesed, kes jagavad seda, et need on päriselt sellised, keda sa vaatad ja mõtled, et ma tahaks nagu tema olla seal festivalil, ma tahaks tema moodi osata hommikuni tantsida, ma tahaks tema moodi olla see, kes läheb hoopis teatrisse, mitte klubisse vabal õhtul. Ja meil on tegelikult väga palju andekaid sisuloojaid, kes kahjuks elaprofiiliga selles osas ei sobi, kes on väga asteetilise eluviisiga, kõik on peale vaadates nii ilus ja kena, aga Elale meeldib, kui on natukene ka rihma-rohma, kui on päris elu, päriselt jagamist, et iga elamus ei olnudki võib-olla nii äge. Ehk et tegelikult ju pool on lai ja sügav, aga leida neid, kes brändiga matchiks, see on väljakutse oma ette. Sa ütlesid, et ambassadoride armee või? No ta on veel väike armee, hetkel ja, see kaitsevaldkond lööb sisse. Et kas sotsiaalmeedia on ka teil selles mõttes teie oma sotsiaalmeedia, lisaks nendele suunamudjatele on ka päris julge, et mis mõttelaad seal taga on? Mõttelaad või see sisuloome protsess? On maailmas ilusaid postitusi ja ideaale, mida sa mitte kunagi ei suuda püüda ja need kimbutavad inimesi, kes me ümber elavad, kes vaatavad, et mitte kunagi nende pudru nii õnnestunult välja ei tule, vaid hommikul kõrbeb ära potipõhja ja kes vaatavad ja mõtlevad, et miks ometi mina praegu palil ei ole, et Ela sotsiaalmeedia, see mõte on olla hästi autentne, väga aus, humoorikas. Me usume mingis väärtussüsteemi, millele meie jälgijad on ka kinnituse andnud. Väga julgelt on Ela poliitilistel teemadel kaasa rääkinud, sidunud oma erinevaid kampaaniaid sellega. Näiteks valimiste eel photoshopisime valimisplakatid ümber.
mu lemmik isiklikult on EKRE oma, kus kaks sihukest tõsise näoga EKRE onu hallides pintsakutes vaatavad silmapiirile ja üleval on tekst "Toome Beyonce Eestisse". Ja sellel samal postitusel on Instagramis 300 000 vaatamist, TikTokis 70 000. Ma leidsin neid postitusi stiilis Viimsilaste grupist, kus keegi jagas, et vaadake, kui äge valimisplakat on Viimsisse ilmunud. Et see oli üks postitus, mis läks väga-väga ellu, ärkas ise ellu, võttis jalad alla. Tegelikult ta keerles kogu aeg täpselt nende samade sündmuste ümber, viskas nalja musta huumorit selle üle, et mingid suurartistid kunagi ei jõuagi Eestisse, mingid kohad surevad välja, suhe on üliäge, me kõik ainult seal käimegi, teeme siis ta igasse kihelkonda, nagu oli seal kellegi lubadus. Et me kogu aeg ikkagi nagu ääri-veeri oma sündmuste ümber käime, aga proovime seda teha selliselt, et see on aus ja humoorikas, nagu elu ju ise on. Jah, vaestele omaenda festival, Urmas Sõõrumaa Reformierakond. Et jah, see oli, see ikka tekitas jõhkra furoori, et kui mõtled, et tänapäeva maailmas, kus on nii palju asju ja sotsiaalmeedia on niivõrd tihe, et ma mäletan, et ikka, kui ma ise seda nägin, see oli väga süüke, mida sul on nii raske mitte edasi saata, et sa ei suuda mitte seda forward nuppu vajutada ja ma arvan, mulle saatis mingi 5, 6, 7 inimest mulle ja mina saatsin edasi ja kõik oligi ja ma olen juba näinud ja et see ikka meeletult levis. Vaatasingi, et seal oli Instagramis 9000 edasi saatmist. Aga kuidas see idee, kas see oli siuke spontaanne idee või see palju seal seda aega taga oli? Seda ettevalmistust? Toreda sihukese brändi loov inimesena oskaks ma vaid vastata, kuidas see käib. Mõnikord sa lihtsalt kõnnid ja siis üks idee sähvakas käib. Ja tegelikult, kuna ma ise Viimsist pärit olen, siis ma täitsa päriselt sõitsin oma vanematele külla, nägin neid tõsiseid EKRE mehi ja kuidagi see lause tuli minuni ja edasi oli nende kopide kokkukorjamine juba väga, väga tore nuputamine, tuli hästi kergelt. Seega paari päevaga umbes? Jah. Maks paari päevaga. Okay. Et ta jäi küll pikalt settima ja siis ta jäi täpselt nii viimasele hetkel, et ma lõpuks pidin peale ise ühte väga toredat pikale veninud elamust järgmisel päeval, kui enam nii hea olla ei olnud, minema neid plakateid pildistama. Ja siis ma hetkeks tundsin ennast kui üks kriipivalija, kes iga nurga peal muidku pildistas, aga lõpuks oli see photoshopimise vaev. Seega sa täiesti iseseisvalt panid selle kokku? Mul oli üks väga tore sõbranna, kes aitas kangesti kaasa seal photoshopimisega ja aitas neid lauseid lihvida. Nii, et need ilusti sinna ära mahuks ja oleksid võimalikult tabavad. Aga tekst ja see kopi tuli kõik sinu poolt? See tuli suuresti küll, jaa. Eks seda sättimist ikka oli 2 peale, aga ma mõned nädalad enne testisin seda ideed meie enda tiimis. Ja üldiselt on hea mõõdik see, et kui sa suudad arendajad naerma ajada, siis sa tead, et see on hea kampaania. Ja mäletad, mis ma ütlesin sulle on ju seal prep-kõnes on ju seoses selle postitusega, et kuhu see saata tuleb? Et jah, kuni 11. veebruarini Kuldmuna võtab vastu sotsiaalmeedia postituse kategooriani, et ma pean kihla, kui sa selle esitad sinna, siis mingisugune muna tuleb. Nüüd saame ka kandideerida. Nüüd on meie kord valimistel kandideerida. Nüüd on avalikult öeldud, nii et kui sa selle ära teed ja see on päriselt, siis ma saan öelda, et told you. Nii et tekita mulle see told you moment. Aga kas sa näed, et pigem mitu keskpärast postitust või üks viraalne postitus? See on ajas muutunud, täna me oleme kohas, kus on pigem üks viraalne postitus. Et mingi hetk alustades, kui neid ämbreid veel kolistasid ja olgu öeldud, et neid on korralikult kolistatud, siis oli siuke tunne, et tuleb ikka järjetihedalt ja kogu aeg postitada, et siis oled pildis. Aga tänaseks eriti, kus seda ressurssi tiimi näol on piiratud, meil on väga palju käinud muideks turunduseks abis erinevaid praktikante, kuna elam midagi, millega noored resoneeruvad, siis tihti potsatab kirjakasti kiri, kas ma tohiksin oma praktikat tulla teie juurde tegema. Et seeläbi on väga palju toredaid noori käinud, nagu öeldud, jätnud oma jälje, oma näo sinna, igast inimesest, kes läbi käib, midagi sinna maha jääb. Ja tavaliselt ongi peale minu turundustiimis olnud niiviisi enam-vähem keegi. Aga kui tiim oleks korralik, siis küll jõuaks ka seda viraalset ja vahvat sisu rohkem toota. Aga täna ressursside nappuses tundub mõistlik ja väga hästi.
aga ma mõtlen, et vaadates teie sotsmeediat, et seal on ikka sellist hästi palju erinevat sisu, on mingeid meeme, on sellist photoshopitud asja ja siis võtad lahti, vaatad mingeid naljakaid ikkagi nagu produktsiooniga videosid, materjale ka. Et kuidas see sisuloome protsess käib, räägi natuke sellest, kust tulevad ideed, kuidas te need partnerid leiate, et kellega sa siis need asjad ära teed? Ideed ikka jätkuvalt käivad plahvatustena kusagil peast ja siis, kui on tiim taga, siis sa koos arendad need edasi. Me tõesti oleme proovinud hoida seda sisu hästi mitmekülgsena. Et mulle väga meeldis näiteks, kui meil käisid erinevad stand-up, mis see sõna on? Komöödia inimesed. Püstijala-koomikud. Püstijala-koomikud, that's the word. Käisid kaamera ees, me panime nad, potsatasime toolile istuma ja siis nad võtsid selle äppi lahti ja hakkasid sündmusi swipe'ima ja äppi avastama, seejuures tegelikult rääkides oma toredaid kogemuslugusid. Pidusid mees nii hästi ei lõppenud või nende enda tuure, kus vahvaid seiklusi juhtus. Et see sisu on olnud hästi mitmekülgne ja see oli väga tore viis, kuidas me sihukese meelelahutusliku poole sidusime sellega, et me päriselt näitasime ka toodet, sest tihti nende viraalsete postituste juures äppi ennast tutvustada on see väljakutse, sa võid nagu kass ümber palava pudru käia, rääkida ja näidata sündmusi, aga äppi ennast kui sellist on olnud alati nagu keeruline üles tuua, sest ei taha igavaid mock-up'i pilte ka lihtsalt panna. Nii et see oli siuke hästi tore formaat, mis sotsiaalmeedias väga töötas. Aga... Ja te küsisite trikke enne. Vot, nüüd sähvatas. Üks suur trikk on see, et enamus või väga palju suunamudijaid on tegelikult ise artistid. Kas nad annavadki huumorishowsid või on lauljad. Ja nende puhul me saamegi jälle ausalt pakkuda seda, et me nendele sündmustele saame promo teha. Nii et ma arvan, et Ela on partnertehingute meisterkuubis. Käsi peseb kätt. Ja praktikandid, et kuidas praktikandid efektiivselt tööle panna niimoodi, et nad ei võta rohkem kui annavad? Väga hea küsimus. Ma arvan, et nagu ikka juhtimise puhul ülesande selgus on see kõige olulisem osa ja teiselt poolt väga raske on juhina saavutada see usaldus, mis selleks vajalik on. Et kui su beebi on alles kasvamas, oma brändi nägu alles tekkimas ja siis anda see kellegi kätte ära, on üks suurimaid väljakutseid, mis on olnud ja mingil hetkel tagasi vaadates ongi Ela läinud väga nende noorte nägu, kes on Ela sotsiaalmeediat praktikal olles teinud. See on tegelikult see, mida me oleme alati turunduse vaates kartnud, et ei jääks tunne, et see on üks tudengite äpp, tehti Tartu tudengipäevade jaoks ja nüüd seal ainult tööelu sündmused on ja kui sa avad feedi, siis teevad ühte trendi teise otsa järele. Et see on olnud väljakutse ja see on midagi, millest me jätkuvalt välja kasvame, et kuidas säilitada selles brändis nooruslik energia ja samal ajal teha niiviisi, et 50-aastane Malle mõtleb, et ma lähen vaatan selle Draamateatri pileti Elast või üldse mõtlen, et kuhu kontserdile minna, siis ma lähen swipe'in. Aga see praktikantide osa, ma saan aru, et te oletegi neid rakendanud just on ju väga kitsas asjas, sotsiaalmeedia postitused, mis minu arust on üks juba asi, mida kaasa võtta, et ära ürita neile andagi, võib-olla praktikanti rakendagi näiteks sotsiaalmeedias, sest nad seda võiksid osata hästi. Ja ilmselt isegi paremini kui kindlasti Ela founderid, kellel endal TikToki kontosid ei ole, nii et seda osata väärtustada, seda noorte sisendit, mis nad toovad ja usaldada seda. Aga kuidas sa neile sisendit annad, kas sa oledki neile lihtsalt öelnud, see on süke küsimus praegu kõik, et ma arvan turundusjuhid, neil on kõigil see küsimus, nad ei tea, kas võtta neid praktikanti, kui nad võtavad, siis nad pole kindlad, et kui palju vabadust anda. Et palju sa neile oled vabadust andnud, kas sa annad neile mingid KPI-d ette, kas sa annad neile mingid sisendi, kuidas see nagu välja näeb? Jaa, ma tavaliselt onboardin nad täpselt seda Ela brändi tutvustades, võtamegi eraldi päeva, kus ma käin läbi, näitan, millised on need ägedad hetked, kus me oleme olnud selle näoga Ela, mis me olla tahame, mis on olnud need ämbrid, mida me kindlasti korrata ei soovi. Aga oluline element on see, et Ela veel ei ole Tallink ega Bolt. Meil pole mitte midagi kaotada. Kui tekib ka see ämber, siis mis siis kõige hullem on? Võtame selle postituse maha ja õppisime, et see asi ei tööta. Eks sa võtad ebaõnnestumise hirmu, võtad ära? Jah,
pole ju vaja seda tekitada, see on elu loomulik osa ja teine asi, mis on niisugune tore mõtlemine, et kui see postitus on flop näiteks TikTokis lihtsalt ei lenda, see on ju positiivne uudis. Siis ta nägidki ainult need 200 inimest ja kõrgemale kaugemale sa ei lennanud, nii et mis sa kõige rohkem kaotasid need 200 inimest ühes vaibina 100, mis nad see päev nägid seda. Et võib-olla ka jah, ongi teistele turundusjuhtidele niisugune sõnum, et kui palju me siis tegelikult kaotame mingitest asjades versus me võidame sellest, et me usaldame seda peale tulevat generatsiooni, kes võib-olla ongi sinu kõige suurem sihtrühm, mis ela puhul need noored paratamatult on. Ja, ei, see on hea, väga õige märkus, et pigem riski, sest tegelikult ei ole midagi kaotada selles mõttes, sest kui see läheb riskantselt, on julge ja see läheb viraalseks, siis ongi juba hästi ja et noh. Ja vastupidi ei näinud mitte keegi, on ju, ja sellise hea maitse piiri saad sa ju ikkagi ära vaadata ja kontrollida. Et kui me neid valimisplakatite kampaaniat tegime, siis ma hetkeks ikka mõtlesin ja muretsesin, korra tundsin hirmu, küsisin headelt turundussõpradelt nõu, et kas siit võib probleemi tulla või tekkida. Siis mõtlesin, et tegelikult need on nii heatahtlikult, et kui sa teed heast südamest, mõnusas huumoris, kedagi ei musta, siis vastas peab olema väga väiklane inimene, et sealt midagi tuleks ja selle tõttu see igatahes eesmärk on õilsam kui see risk, mis sellega kaasneb. Ja taustaks väga toredalt minu meelest oli nii, et kõik peale ühe erakonna, arvake ära, mis erakond, reageerisid ja ise jagasid ja kommenteerisid sinna alla, nii et aga no minu meelest see on jõhker, noh, see on suurepärane jah, kuidagi kunst teha seda, mida te oskategi üli hästi sükest julget huumorit, mis ei ole onu Heino huumor, et mis ongi see, millest jah, üks inimene LinkedInis, mingi ülija LinkedIni postis oli, mis sellest rääkis täpselt onu Heino turundusest, et väga paljud arvavad, et kui nad midagi sellist tahavad ka seda sama asja teha, aga tuleb välja süük onu Heino huumor, et teil oli täpselt see, et see ei muutunud selliseks, et see hea maitsepiir. Ja üldiselt sellises, kui ei riski, siis Shampoos Teo võib olla korra väike lugu sellest, kuidas ela turule üldse tuli. Me pikalt planeerisime niisugust soft launchi, laseme äppi välja, vaatame, mis juhtub. Ja siis ühel suvalisel õhtul, kui ma lihtsalt diivani peal raamatut lugesin, käis kõhus niisugune tunne, et kui juba, siis juba, teeme ta ikkagi suurelt ära. Helistasin järgmine päev Tartu tudengipäevade peakorraldajale, rääkisin mõtte ära, teine noor vastas, muidugi, saame sellest Facebookis koos lahti. Ja siis need olid vastas olevad noored, kes festivali korraldades tegelikult usaldasid meile võimaluse olla enda äpipartner, kuigi meil tollel hetkel ei olnud äpp veel valmis. Me isegi ei saanud mitte lubada, et selleks hetkeks see äpp valmis saab olema. Sellest hoolimata me läksime väga suurelt peale, kuulutasime ELA ametliku äpipartnerina välja. Seda ajakirjanduses tegime suure kampaania, ette mõtlesime, kuidas me seal koha peal Tartus siis ennast lansseerime. Taustaks veel 24 tundi enne, kui festival algas, ei olnud äpp tegelikult saanud App Store'is kinnitust. Google oli selle juba ära teinud. Need käepesad olid higised, hirm hakkas peale tulema, aga sellest hoolimata kõik lõpuks õnnestus. Me tulime selle äpiga välja, nädal kestavad Tartu tudengipäevad ja me olime seadnud eesmärgiks, Shampoose pudeli peal oligi, esimese nädalaga 1000 allalaadimist. Festivali 3. päevaks olid 1000 allalaadimist käes ja päriselt saime mõelda, et kes ei riski see Shampoos Teo, meie riskisime ja jõime seda pärast tiimiga koos, sest et see eesmärk sai saavutatud. Nii et see oli hästi tore viis, kuidas ELA turule tuli, me tegime selle kampaania osana näiteks Tartu Pirogovi pargis pop-up pailabaari ja see koht, mis tavaliselt on täidatud linnarahvaga, kellele meeldib seal õlut juua, siis ühest hetkest sai sellest üks šikk pailabaar, mis tõi täiesti teistsugust linnarahvast sinna kohale, kes lõpuks lausa anusid, et sellest võiks sinna püsiv baar jääda. No muidugi neile meeldiks see. Muidugi neile meeldiks see. Ja kui juba sündmustel olemisest rääkida, siis oleks ju igati loogiline, et üks sündmuste äpp ennast pidevalt seal ka päriselt turundab. Ja eks me seda ajas oleme teinud ka. Me oleme olnud kohe oma esimesel suvel Tartu tudengipäevadel otsa, olime 4 järgneva suve sügisfestivali äpipartneriks. Näiteks üks väga eriline äpipartnerluse näide on Valgus kõnnib Kadriorus festival. Räägi sellest natuke lähemalt. Ja see oli sedasi, et käisime korraldajatel külas ja nad ütlesid, et
teate, meil niisugust probleemi pole, et inimesi festivalile ei jõuaks. Jõuab isegi liiga palju. Küll aga on probleem, et need inimesed ei jõua festivali erinevate nurkade, installatsioonide, etenduste, showdeni, mis me teha saaksime. Saksamaal kasutatakse seda, et Google Mapsi peale pannakse täpikesed. Me mõtlesime, et me oleme Eesti ju, me oleme üks äpiriik, me teeme parema variandi. Ja mõelt tehtud, 1,5 nädalaga arendajad tegid Elasse mapi funktsiooni, nii et sa saad täna ka terve Eestit vaadata, kus mummukesed Eesti peal on, kus mingid sündmused, mingis ajavahemikus toimuvad. Olgu öeldud, suvel on kaart palju kirjum kui praegu, aga tegime sellise funktsiooni sinna ja olimegi nende äpipartner selles osas. Nii et 48 tunniga 3200 inimest, taaskord olgu öeldud 0 euroga, tõmbasid selle äpi alla ja said teada, mis asi see Ela on. Nii et üks viis, kuidas me tõesti oleme laienenud ja kasvanud läbi sündmuste, on sündmuste äpipartneriks olemise. Aga me oleme ka sündmustel päriselt koha peal olnud. Näiteks eelmise aasta startup Teil, samal ajal kui enamus tutvustavad ennast rangetes triiksärkides flyreid jagades. Tegime meie rodeo, aga see ei olnud mingi tavaline rodeo, vaid see oli ikka lilla sätendav nooruslik unicorn, mis ka sündis täiesti käsitsi nokitsemisest, mille sarv kukkus peale igat 4. rodeosõitu maha, mis tuli sinna tagasi kinni lüüa. Aga taaskord näide, kuidas me otsustasime, et kui me sündmustel oleme, siis me oleme oma väikse funkis võtmes. Nagu teeme Tartus Pirogovi parki, Pailabaari, lähme startup Teile, teeme ükssarviku rodeot ja nüüd kevadisest tegutsemisest hakkasime me korraldama Ela jookse. Seda esiteks ka sellel samal eesmärgil, et Ela ei seostuks ainult ööeluga või festivalidega, millest me alguse saime. Aga nende Ela jooksude siuke väike oma tore nišš on see, et need on ka elava muusika taustal. Nii et klopsisime kokku Bauhofist ostetud puidust ühele suure kastiratta jooks DJ seti. Euronics andis meile 2 suurt kõlarit sponsorluse korras ja niiviisi sündiski Ela siuke liikuv DJ booth. 1,5 aastat hiljem tegi sellise asja ka A. Le Coq ja Longero. Nende oma näeb muidugi välja nagu päris ettevõtete ükssarvik rode oleks olnud ka päris. Meie omad on kogu aeg olnud kõik need asjad siuksed käsitsi nokitsemised ja tegemised. Aga need on kõik olnud väga vahvad sündmused, mis brändi vaatest on jälle seda iseloomu edasi andnud. Aga kuidas sellistel üritustel on, et kas nad siis toovad uusi kasutajaid, või sa mainisid ka, et mõned neist on brändi jaoks, aga näiteks see Kadrioru üritus on ju valguskõnnib Kadriorus. Kuidas seal oli, et kas need kasutajad jäid ka hiljem aktiivseks või sealt kadus ka mingi osa ära hiljem? Mingi osa kadus ikka hiljem ära. Tartu või valguskõnnib Kadriorus festivalis siiski neid inimesi jäi. Kõik on enamuses tallinlased ja neil on siin palju teha. Aga väga vastupidine näide on sellest samast Tartu tudengipäevadest, kus me küll suutsime saavutada väga kiirelt efekti, kus ühele täiesti uuele äpile tuli üle öö hunnik kasutajaid. Aga reaalsus on see, et kes Tartus on elanud või õppinud, teavad, et näiteks ööelu vaatenurgas sul ongi seal 5 lokaali, mille sa ühe õhtu jooksul nagunii läbi käid ja sul pole vaja selleks ühte lisarakendust telefoni, et vaadata, millisesse nendesse 5 siis täna minna. Et see oli näiteks üks siukene sündmusel kohalolul põhinev kampaania, mis esmapilgul tundus nii kaval ja nutikas. Aga ja tegelikult oligi selleks, et õhku tiivad alla võtta oli väga oluline, aga ta ei jäänud kestvalt toimivaks. Aga vastupidi, see valguskõnnib Kadriorus oli teine näide, et siin Tallinnas jäid need kasutajad ikka kasutama. Olles Tartust pärit, siis ma arvan, et seal Tartu üritused võib-olla toimuvadki niimoodi orgaaniliselt, et ma arvan see näiteks seal võiks ollagi püsisündmus, et Pirogovil jooming ja siis sellekski niimoodi iga reedesse toimub see, et saad minna, saad going panna ja me lähed ise kohale sinna. Aga teil on see partnerdiilid, kuidas seal on, et ma saan aru, et tudengipäevad on see, et teised noored on toru otsas ja räägid ära aga mingi valguskõnnib Kadriorus, mis on linnaprojekt, sealt ei tulnud mingit hinnakirja vastu kohe või kuidas see välja näeb? Ei tulnud, aga iga festivaliga ikka selle usalduse võitmine, me võtsime selle ette kohe oma esimesel suvel. Meil oli sellel hetkel äpil 3000 kasutajat
ja me läksime väitma, et me oleme kõige parem äpi partner maailmas selleks, et sündmust oleks mugavam turundada ja programmi tutvustada. Nii et lihtsalt on olnud palju veenmist ja ukselt uksele koputamist ja tahaks minna mööda sellest, aga see valu jätkuvalt ühendab ja see ühine usk, et anname neile võimaluse, et keegi saaks tulla ja olla valge prints hobuse peal, kes päästab olukorra. Räägime natuke metareklaamidest ka. Mis te reklaamimaastikul teete? Mingid reklaamid teil jooksevad? Mingid reklaamid meil jooksevad. Need on põlve otsas kokku klopsitud. Nii et kui seda peaks praegu kuulama keegi inimene, kellele väga meeldib reklaame seadistada ja kes tahaks oma enda startupi teekonda ette võtta veel ekstreemsemas mahus, siis on tiimi väga oodatud, et selles suhtes on kuna need eelarved on olnud väga väikesed ja seda me sellisel kujul reklaami hakkasime suuremalt tegema just kevadel, siis meil ei ole vaja olnud seal veel liigselt optimeerida, kui kõik on, kui keegi veel reklaami näinud pole, siis algul saad väga ühe palgiga löövalt need reklaamid peale panna ja need toimivad. Tõele au andest tõesti toovad, oleks vaid rohkem raha, mida... Aga mis sa arvad, kas nad oleks siis ka toonud, kui te oleks enne ennast tuntuks teinud? Et tegelikult on täna, ongi võib-olla see, et see on paljudele süüke retargeting. Jaa, kindlasti nad käivad käsi käes ja oligi üks süüke intensiivsem periood, kui me Elaga toimetasime, oli täistuuridel, meil oli tollel hetkel hästi suur tiim just tänu sellele, et kevadist praktikat tulid tudengid võtma, oligi sellel kevadel ja sellel hetkel me olime igatepidi nagu ikka ristturunduskooled, kõikjal pildis tegime oma enda jookse, käisime teles rääkimas, My Hitsis oli elasoovituste rubriik reedeti, kui saatejuhid valisid elastussündmusi ja siis tõesti täiendavalt, kui see reklaam sul seal jooksis, siis meie loogika alati oli, et kui sa mujalt kuuled elast, siis kui see reklaam sulle ette tuleb, siis selle nupuvajutuse tegemine on kõige lihtsam ja kiirem. Nii et ikka peavad ennast teineteist täiendama ja toetama. Aga mainisid just tele ja seda, et kuidas te kajastusi olete saanud ja mis see protsess seal taga on? Ma juba aiban vastust, aga kõik ilmselt võtavad ühendust ja tahavad edulult saada, on ju? Ja oleks vaid niiviisi, ise võtad hullult ühendust, tahad saada ja ikka. Nii et oligi mingi hetk, me tegime ametliku pressika, saatsime selle välja, et Eestis nüüd siukene äpp on olemas või et Ela hakkas raha kaasama, et ei saa öelda, et me liiga palju oleme pidanud vaeva nägema, et ennast kuhugi telesse või ajakirjandusse saada, aga kerge see kindlasti pole olnud, keegi küsima seda meilt pole tulnud. Et ikka, kui sa tahad pildis olla, siis sa pead ise ennast pilti tooma ja ise näitama? Jaa, nii on, tahaks, et oleks vastupidi, aga täpselt nii on. Ma arvan, et see on selline turunduse üldine valu, et või meil poleks võib-olla turundust vaja, kui ise ei peaks ennast pilti viima, on ju. Aga üks vägev asi, mis mulle väga teie äpi puhul meeldib, on teie notificationid ja selline toote areng võib-olla ka, et ongi nii palju uusi feature'id juurde tulnud. Aga räägi natukene, mis te nii-öelda toote suunal teete ja kuhu te arenete sellega? Ja täna Ela on veel hästi, võiks öelda, et passiivne. Ta on küll aktiivne töötusõber, kes suga kogu aeg suhtleb, aga tegelikult sa avata ja saad seal swipe'ida. Meie nüüd järgmise poole aasta siht on sinna juurde kindlasti liita sotsiaalsuse element, et sa hakkaksid ikkagi korralikult nägema, kuhu sõbrad on minemas, et sõpru kuhugi kutsuda oleks kergem. Ja üks siuke suur tükike, mis meil on plaanis veel ära lahendada, et maailm oleks palju toredam koht, on see, et sõpradel, paaridel, perekondadel oleks kergem ühiseid plaane teha. Sest teadupärast on inimestel ju väga erinevad ajalised ressursid, kalenderid on punases ja rohelises erinevatel aegadel, on erinev võimekus finantsiliselt ja päeva lõpuks on ka erinevad huvid. Aga kui Tinder on suutnud tekitada ühe matchi, mis paneb inimesed oma vahel klappi leidma, siis Ela eesmärk on see, et meil tekiks Ela match, kus siis
grupi loomise tulemusel aitab Ela sul leida ühise tegevuse, kuhu minna ja mida teha. Nii et sihuke sotsiaalsus on järgmine väga suur element, mille poole me hetkel trügime ja pürgime. No see on kahtlemata, ma arvan, oluline sellise äpi puhul ka, et just nagu sa ütled, et inimesed ei leia sõpradega, kuhu minna või mida teha, on ju, aga kui sul on selleks rakendus või mingi AI seal rakenduse sees, et swipe'idki sõbraga 5 üritust ja see, mis on kõige populaarsem, sinna lähete, on ju. Ja ka turunduse vaatest, nagu me enne rääkisime, et nendest aktiivsetest kogu aktiivset arvus 25% on veel superkasutajad. Nagu ikka igas sõpruskonnas on see üks aktivist, kes vaatab, et kamp ikka aeg-ajalt kokku tuleks. Ja mõelge nüüd, kui see üks aktivist on see, kes ütleb oma 8 teisele sõbrale vanas kursuse chatis, et nüüd te tõmbate Ela alla, sest et siis mina ei pea rohkem teile plaane pakkuma ja mina ei pea seda higistamist üksinda kandma, siis see tegelikult see orgaaniline kasv, mida me loodame ja usume sotsiaalsuse lisamisest Elale toovat, on üks eesmärkidest. Fantastiline, me olime vahepeal sõpradega mingi hetk olukorras, kus me päris tõsiselt isegi kaalusime seda, et meil on ettevõttel on virtuaalassistent ja me mõtlesime, et panna talle ühe lisaülesande, et hakkab orgunnima meil sõpradega üritusi. Helistab kõik läbi, küsib, et kuule, kas see kuupäev sobib ja minge nüüd sinna ja bronib, ma ei tea, lennupiletid, asjad ja niimoodi. Aga siis teised sõbrad hakkasid hullult naerma selle peale, et mis asja, kas me oleme tõesti ei suuda üksteisega suhelda. Ja ka Tinderis saab seda kasutada, sest et kui ma kunagi sellel turul aktiivne olin, siis minu Tinderi peo oli, et tulen kohtingule ainult siis, kui sul on head plaanid. Ja tänane minu elukaaslane, Ela-äpi teine founder, löögile ei saanud, sest et ta väga ägedat plaani pakkunud, nii et ta jäi siinile. Ja tegelikult me kohtusime merel mõned kuud hiljem purjetades hoppiski. Nii et nüüd me ühiselt teame, et me peame aitama kõiki inimesi, kes võib-olla jäävad armsama südamest ilma, sest neil ei ole häid kohtinguplaane välja pakkuda. Nii et kunagi saab olema nii, et kui sul tuleb kõigepealt Tinderis match, siis sa lähed ütled, et me lähme matchime endale plaanid, mida teha Elast. Super, ma arvan, EKRE on väga tänulik, tõstatasin Eesti iivet, et see väga hea. Kas teised riigid, et kuidas te olete ka natuke laienemiskatset teinud teistesse riikidesse, mis seal toimub? Jaa, siht on igatahes kindel kasvada siit Eestist välja ja sul on õigus testinud, me oleme testinud ennast Hollandis ja Helsingis. Ja see laiem loogika, nüüd Helsingi osas tuleb silmad kinni ja kõrvad kinni pigistada selles osas, on see, et tuleb meie tunde järgi minna sinna, kus on palju rahvusvahelisi noori, ülikooli linnakud, tuleb seda teha ajal, mil on koolid just uksed lahti teinud, võõras linnas on hunnik inimesi maandunud ja mõtlevad, kuhu minna, mida teha. Et sellel hetkel Ela on see parim abisõber või sõber taskus, kes sind abistab. Et Amsterdamis me tegime seda testimist novembrikuus, mis ajaaknast me jäime hiljaks kahjuks ja panimegi passiivselt sotsiaalmeediakanalide reklaami jooksma, nii et seal kui sa ikkagi vaatasid, siis sa teadsid, et miski siuke on olemas. Mis me reaalsuses nägime, oli siis see, et ta oli üleval 2 kuud kokku ja selles vahemikus ilma, et me oleksime pingutanud, nagu me siin Eestis tegelikult ikkagi pingutame ja nügime ja trügime. 300-400 inimest äppi alla tõmbasid. Eestiga võrreldes olid hoopis korraldajad need, kes olid palju aktiivsemalt, hakkasid uurima võimalust üle, kuidas oma sündmused Elasse sisestada. Nii et me tõesti testisime ja kui oleks täna üks tore summa raha, siis täpselt seda me teekski, et paneks 5 linna siuksed passiivsed alustuseks väikesed testid jooksma, vaataks, kust see turg kõige aktiivsemalt reageerib ja täpselt sinna ka oma kohvrid kokku pakkides edasi testima koliks. Aga kuidas selle Hollandiga, seal te läksite siis mingitesse konkreetsetesse linnadesse ja kuidas seal läks? Jah, me lõpuks võtsime ikkagi 3 linna, aga kuna Ela on olnud alati hästi kaval selleks, kuidas turuefekti tekitada, kuidas sündmuste baas saada, sest ongi piletilehekülgesid, kelle apid on avalikud, siis me lõpuks tõmbasime ikkagi Hollandi laiemalt sündmusi täis, aga põhifookus oli ikkagi Amsterdamis ja need teised 2 linna, ma isegi praegu tagantjärele ei suuda meenutada, mis need olid. Ja selle mingi Facebook, kuidas te tõmbasite need seal täis? Siis äpi sündmusi seda tohib avalikult öelda, jah? Küllap tohib ikka öelda,
me oleme jah, algusest peale või alguses, kuidas me hoo endale sisse saime, oli see, et me tõmbasime neid sündmusi nii piletilehtedel, kelle appid on avalikud, kui ka Facebookist, kelle appid ei ole avalikud. Nii et mulle võib anglasse maiustusi näiteks saata. No tegelikult on ka muideks Facebooki appid avalikud sündmuste tõmbamiseks, aga selleks peab sul olema vist mitmetes miljonites all turundusoste metalt, mida nagu tähelepanelik kuulaja oskab juba aimata, Elal veel ei ole. Nii et siis me algul jah skeemitasime selles osas, et äpp oleks sündmusi täis. Aga kuidas see esmane vastuvõtt oli seal, et noh, et te küll olitegi lühikest aega, see oli siuke väike katsetus, aga palju te saite kasutajaid seal? Nagu jah, 300-400 vahel jäi, jah. Et tegelikult on võimalik küll. Aga paratamatult iga asi, et see õitsema läheks, vajab järjepidevust ja tähelepanu ja see on ka ilmselt see põhjus, miks Eestis me ikkagi oleme õnnestunud, olenemata sellest, et neid konkurente, kes on proobinud, on väga palju olnud. Et oleks seda ressurssi inimeste näol tiimis, siis kohe homme läheks ja koliks Eestist ela välja või teistesse riikidesse peale ela, sest et tegelikult meie turg on väljakutsete rohke. Väga selgelt, kui me vaatame äppi kasutatavuse numbreid, siis päikeselisel päeval viskab aktiivsete kasutajate numbri ülesse, sest et tekib kõhtuse tunne, et tegelikult elul polegi midagi viga ja kogu aeg ei ole lõputu öö. Kui tuleb kevad, nagu me kevadel tegime laiemat kampaaniat, siis inimesed ongi nii palju avatumad välja minema ja midagi tegema. Kui tuleb jaanuarikuu, siis vaatad, et rohkem avatakse spordikategooriat ja uus aasta, uus mina. Ja siis mingist hetkest kukub see kõver jälle alla. Ja sama on iga kuu lõikes, palgapäeval, äppis on nii palju inimesi plaane otsimas ja kui kuu lõpp saabub, siis vaatad, et kuhu nad küll kadunud on. Ja tegelikult me ju kõik teame, et kahjuks see meie sündmuste turg liiga mitmekülgne ei ole. Nii tore, et korraldad ikka proovivad tuua uusi kontseptsioone ja proovitakse luua uusi festivale, ööklubisid, kontserte, proovitakse näiteks noori teatrisse tuua, aga siiski on väga palju välja suremist. Nii et ka seetõttu kindlasti on turge, mis oleksid palju sõbralikumad ja vastuvõtlikumad elasugusele äpile. Kui me läheme natuke positiivsema noodiga edasi, siis ma kuulsin, et Ela tegi ühe väga-väga ägeda kingituse SOS lastekülale elamuste näol. Ja ma tahaks, et sa räägiksid sellest, sest räägi, mis te tegite ja räägi, kuidas te seda tegite, sest tõesti üks startup niisama oma ressurssidega sellist asja ju reeglina ära ei teeks. Ja Ela kinkis SOS lastekülale 10 000 euro väärtuses ja rohkemgi erinevaid elamusi. Sealhulgas oli erinevaid kardikeskuseid, padelit, ööbimisi, muuseume, hästi palju erinevaid elamusi ja see mõte sündis täpselt sellest, et elamused on tegelikult väga kallid ja kulukad ja kui me ise oma lapsepõlve peale mõtleme, siis samas just need elamused ja hetked perekonnaga on need, mis sulle meelde tulevad, kui sa oma heldimusega lapsepõlve meenutad. Nii et nii see idee hakkas arenema ja siis me hakkasime lihtsalt kirjutama erinevatele sündmus- ja elamuspakkujatele, rääkisime selle tunde, mis meie sees kripitab teistele ka ja kutsusime neid kampa ja seekord 76 ettevõtted selle algatusega liitusid ja nii neid elamusi siukene hunnik kokku saigi. Ja elamusi ise oli kokku 530, aga enamus neist oli perepiletid, nii et kui nüüd korrutada, et paljude reaalsed laste ja täiskasvanuteni siuke koos olemise rõõm jõuab, siis see number on kindlasti suur. Ja nagu öeldud, üksi jõuad kiiresti, koos jõuad kaugele ja see on taaskord näide sellest, kuidas me on nii tänulikud, et need Eestis elamuste pakkujad, sündmuste korraldajad meid usaldavad ja meiega koos on valmis seda teekonda sammuma. See on väga ilus koht, kus tõmmata punkt meie tänasele episoodile, aga me alati lõpus küsime ka, et anna üks raamatu, blogi või podcasti soovitus meie kuulajatele. Ja
Fall in love with the problem, not the solution. Mul ei tule kirjaniku nimi meelde, aga ma arvan, et see võtab... Paneme selle kirjeldusse, episoodi kirjeldusse. Ma arvan, et see võtab väga hästi kokku, see on ühe siukse alustava startup'i piibel, aga miks ta mulle nii väga meeldib, siis see reaalne põhimõte sellest, et nagu mitu korda läbi käinud, on üks probleem, mis kangesti vajab lahendamist. Meie oleme co-founder Margus Mullamaga pähe võtnud, et me enne ei puhka, kui üks parem lahendus, kui Facebook olemas on, kui on olemas üks lahendus, mis tooks inimesi telefonist päris ellu elamuste ja kallite inimeste keskele. Nii et kuna me seda probleemi nii väga vihkame, aga teisalt nii väga armastame, sest et see tuleb ära lahendada, siis see on see, miks 2 aastat ilma palgata me oleme olnud valmis oma enda energia põletamisega seda startup'i juhtima. Nii et seda raamatut soovitan ma. Suurepärane. Ja siis on ju nii tore see, et teie saate ka midagi soovitada ELA sündmuste soovitamise rubriigis. Ja seal on üks festival tulemas, mida te väga tahaksite soovitada. Tõepoolest. Mis festival see on? Me räägime oma Grit-konverentsist. Nii et... Jah, mine ELA äpis, pane osale ja... Kas te loosite midagi kõikide vahel välja, kes on ELA äpis pannud going? See on hea mõte. Ma lihtsalt praegu blackmail, kuidas ELA teeb seda? See on hea mõte, jah, ei niimoodi käibki. Blackmailiga lihtsalt. Söövalt niimoodi käib. Ja niimoodi seda tasuta tõendust tehakse. Püsige kuulajad, püsige lainel. Võimalik, et tuleb mingisugune loos, kindlasti liituge meie uudiskirjaga ja vaadake, et äkki sinna tuleb uudis selle kohta ja jälgige meid sotsiaalmeedias, kui veel ei jälgi, siis saab kuulda selle kohta. Aga super, aitäh sulle, Minna, et sa tulid, rääkisid, kus asjad käivad ja minu meelest sa oled lahe näide sellest, et elama peab ka lahedat elu. Et võibolla, et ei tasu kõik ka teie turundustegevusi, mulle tundub, sa ei mõtle ainult roist, vaid sa natuke mõtled ka, et kuidas sul endal oleks põnev ja minu meelest see on ka üks syke, mida ei tasuks valemist välja jätta. Ja aitäh, te kutsusite ja andsite võimaluse rääkida startupil, kes täna veel ei ole kuskil õrrel puhkamas. Sest me tegelikult ju täna siin ei vaadanud ainult tagasi minevikku, et kuidas oli turundada siis, kui üldse raha ei olnud, vaid täna see jätkuvalt on elu igapäevane väljakutse ja on hästi tore ja ma loodan, et inspireerib ka teistele kuulata kedagi rääkimas siis, kui see teekond on alles poole peal. Mitte memuaaride raamatus rääkida, et me magasime kontoripõrandal ja sõime kiirnuudeid. Ja ei, väga nõus olen, et igal juhul, et ongi ja ma arvan väga palju, meil kuulajad on erinevaid, palju on süksik, kes ongi alustavad või mõtlevad alustamisele. Nii et ei ole midagi hirmsat sellel teekonnal, kõik on tehtav. Aga aitäh ka meie tänasele episoodi toetajale Zonile. Kui sa tahad, et inimesed leiaksid sind veebist üles, et sul oleks oma ettevõttel oma koht, siis Zone on selleks suurepärane abiline, kust kõik vajalik veebist toimetamiseks endale leida. Nüüd zone.ee, aitäh! Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid ja kui see episood sulle meeldis, siis jaga seda Instagram stories või LinkedInis või saada see inimestele edasi. Ja kui sa kuulad meid YouTube'is, Spotify's või Apple Podcastis siis, või Delfi taskus, siis vajuta subscribe nuppu, nii kuuled esimesena, kui startup turundus liigub. Kuuleme järgmises osas, kus siin on järgmine huvitav startup turundaja. Seniks edukat turundamist.